Ka midagi, kui ta jooksis. Et milliste märkide puhul kehtib tegelik mass ja milliste märkide puhul kehtib registrimass. Just selle märgi puhul kehtib auto tegelik mass, selle puhul kehtib registrimass. Veel on siis ütlemata, et millised märgid kehtivad esimesele ristamiskohale, mille ette nad on seadnud. Need on need 1 ja 2. Millised märgid ei kehti töötava taksomeetriga autodele, millised märgid ei kehti punase risti ja kiirabi autodele, need on 3 viimast. 1, 2 ja 3. Niimoodi. Ja veel kord, et millised märgid on mõjupiirkonnaga märgid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Aitäh! Koerus austatakse oma kangeid poegi läbi aegade. Kui kaua aega see sammas on seisnud vallavalitsuses? No lihtsam on öelda, et kui kaua on see vallavalitsus siin Ausamba taga seisnud. Ausammas on selle koha peal püsinud kuskil 30. aastate keskelt. Mul ei ole see daatum täpselt peas. Vaatamata sellele, et siin on olnud hoopiski miski muu kiri. Ja, siit võib siis välja lugeda, mis on siis nendel aastatel maha raiutud. 1955 Eesti Vabariigi asutamise mõtte eest Koerus langenuile. Teie jooge ja mässake oma õue peal, aga minu isa jätte rahva. Endulessi, ütle, kes ma olen. See on purrikas. On junakas, purrikas Venemees. Venemees käib ikka ees ja
Kaks tälle pelja. Ikka perra. Mis see kaupas päev siin üksi läinud keegi? Mine meestes ka pööret lähistama. Kas on midagi katki? Ei, mis moodi? No, et päev on valmis ja reeglutid tehtud. Nüüd siin nüüd selgest lustist. Ei tea, mis lust see küll peaks olema, mis seda meest nõnda kõnnitab. Ma ootan ära, kuidas uues kaevus vesi klaarub. Tegelikult ma ootan, kuidas need asjad siin üldse klaarub. Kaev klaarib kui hull, kui ainult meest endast klaaritajat oleks. Isa peab ju lõkerdama nendes aastates. Ja ütelge, kas teie ka lõpetasite nendes aastates nii palju? No, küllap vist. Aga võib-olla siiski mitte nii palju. Kindlasti vähe. Teie usute kohe kõike nii hästi minust. Teie olete hoopis teine inimene. Tõsi, jah. Kas teile meeldib niisugune teine inimene? Meeldib. Raasikene. Väga meeldib. Jah. Ja siis? Ma mõtlen, et kas sellele meeldimisele ei peaks nagu midagi järgnema? See jah, et vist nagu ei pea jah. Istuge Toomaste. Teie olete oma tööga lõpetanud ja kaote varsti silmapiiri. Sellepärast pean mina oma küsimusega lõpetama. Teie tõotasite mulle ühe õige mehe, et kas olete juba leidnud? Jah, olen küll, jah. Päris tõsiselt või? Kas mina ka teda tunnen? Tunnete? Aga kus ta siis on, kui see saladus ei ole? Tead, ma ütleksin kohe lausa lagedale, kui ma vaid teaksin, et ta teile passib. Pole teil mingi hiilgenumber? No, mina ei ole mingit hiilgenumbrit tahtnud. Kui ta ise aga üks tubli ja aus mees oleks. Ei noh, tubli te peaks nüüd küll olema, aga... Kuulge, Toomas, kas teie minule niisuguse mehe otsisite, kellest te ise ka pakute? Polnud paremat võtta. Ja tead, mina ei tahtnudki teile paremat meest leida, kui ma ise. Teie ise. Aga mina lähen sellisele mehele, kes julgeb mind kosida. Kas sa arvad, et ma ei julge või? No, teed päraeksis pärast kiitle. Ei, no, vahimehed otsa, kui sind lasitakse. Vaata meil otsa. Ütle, kas tuleb mulle? Ütle. Kui tuleb, on hästi. Aga kui ei tule, siis käib potilada. Kus nüüd olastakse? Kas sa mind ikka päris tõsiselt tahad? Ütlesin oma sõna ja kui nüüd sellest ei piisanud, siis ega ikka rohkem ei tule ka. Kisu või Borgessoniga. Kui see südamest see tahtmine tuleb, siis mina olen nõus, minu käsi.
jah. Vaatasin, et meie hobune seisab siin teie värava taga, et kas peremeest ei olegi peal või? Ei, peremeest ei olnud peal ega all, kui kohene tuli. Ma sinusin aiakülle kinni ja vaatasin, kes ta tuli järgi. No mis ta on selline otsi, no mis ta minuga teeb? Ära muretse, peremees on siin. On jah. Nad võtavad meie oma napsu seadist. Nad peavad võidu püha. Võidu? Mis võidu? Kelle võidu? Egas ometi? Ja. Urika on jälle protsessi võitnud. Urika võitnud? Protsessi sakuri? No siis läheb ju lahti. Ei, lahti ongi siin juba läinud. Ei, mitte seda, mitte siin. Midagi magusamat on mängus. Minu mängus. No enne linna minekut, enne protsessile minekut lubas peremees, et kui meie selle protsessi võidame, siis sõidame Aisaga altarist läbi. Noh, ja kui ta nüüd tõesti Siidiparra võitis, siis sõidamegi Aisaga altarist läbi. No see oli ikka tõotus küll. Aga kui ei võida, siis elame äbi rusinasti edasi. Ja nüüd, kui tõesti võidud on meie poolel, no siis pääsen minagi ehk kord õrrele. Ometigi täituvad need unistused, millest ma uneta öödel olen unistanud. Morro piace a Sila. Tähendab, teie, proua, olete meile tulnud siis kaugelt Saksamaalt. Tänan hea sõidu eest, ega ma ise omal käel ei oleks siia kohe mitte kuidagi jõudnud. Tulin oma ema suvituspaiku vaatama siia Korumaile. Kui sageli ta mulle sellest mõisast ja sellest pargist on kõnelenud. Jah, oli aastaid tagasi siin Aruküla mõisas üks selline kummaline tollinimeline mõisnik. 1905. aastal laskis ta asja eest teist takka ühe süütu kooliõpetaja siin maha lasta, pannes tema nime nende mässajate nimekirja. Nägin ise, kuidas mõisapreili, selle koolmeistri pruut, käis karistussalga ülemat palumas, et armu antaks, kuid ei ühtigi. Muide, kuidas teie nimi oli? Ma automürinas hästi ei kuulnud ikka hästi enne. Ma olen Anette Schönberg. Mu ema Eliise Schönberg on tõesti jutustanud oma armastatust Tõnu Uusingust, kes 33 aastat tagasi siin hukati. Tema oli minu tegelik isa. Kummaline kokkusattumus. Minu isa lasti ka 33 aastat tagasi siin Koerus maha. Ma nägin seda veretööd ise kõike pealt. Ka mina olin hukatute nimekirjas, kuid enne mahalaskmist anti siiski armu, olin liiga noor, poisike veel. Kas te juhataksite mind surnuaeda, kus selle hirmsa veretöö ohvrid puhkavad? Jah, hea meelega. Ka ma ise tahan minna surnuaiale oma isale ja vennale lilli viima. Aga enne seda kutsun teid siia tänasele Koeru rahvapeole. Tänane Koeru rahvapidu on pühendatud Eesti Vabariigi 20. aastapäevale.
aga ma ei tunne siin ju mitte kedagi. Oi, sellest ei ole kedagi. Küll me sõpru leiame, usaldage mind. Tänasel pidupäeval on meil võimalik kuulata meie kodukandi kuulsat ministrit August Jürimaa. Palun! Austatud Kihelkonna rahvas, mul on väga hea meel selle kutse üle, mida te mulle pealinna läkitasite. Alati täidab südant soe tunne, kui mul on võimalus kohtuda rahvaga. Ikka ja alati seisavad meeles minu isa sõnad, mida ta lausus enne mahalaskmist siit 1900 aastal. Ta ütles, ärge kartke, tehke tööd, võtelge, küll ükskord tuleb vabadus. 1905. aasta mässukatsed suruti küll maha, kuid koeru ja vaalimeeste võitlustahe ei vaibunud. Ihatud vabadus saavutati 20 aastat tagasi vabadussõja võiduga. Koeru Kihelkonna meestest langes selles verises heitluses 40 kangelast. Pidagem lugu nende meeste mälestusest. Koeru Kihelkonna rahvas on teinud palju tööd. Põldurid, loomakasvatajad, käsitöömeistrid. Riigi majandusnõukogu presidendina on mul väga hea meel teatada, et just minu kodukandi valdade Udeva, Kapu ja Väinjärve talunikud on saanud häid saake. Väinjärve valla kanakasvatajate munatoodang on üks Eestimaa suuremaid. Teie kodud, koduaiad ja koduõued on väga ilusad. Tänasel pidupäeval tahan teile kõigile soovida jõudu, edu, kordaminekuid ja õnnestumisi oma kodutalude jõukuse ja ilu edendamisel. Elagu Eesti Vabariik! Elagu vaba Eesti! Ja pea meeles, et sa korteriüüri kohe ära maksad, kui palga saab. Ja kindlasti, palgapäeval kohe. Ja valmistoite rakendada poest ostma. Osta liha ja keeda ise. Sa oskad küll seda. Ja praegu on sul vähemalt nädala ja toit külmkapis valmis. Nii et... Külmad toimetada, küll ma ostan, saan ja suuda. Ja siis puhas pesu, triik, särgid, taskurätid, need on kõik kapis valmis. Nii, et ära käi ringi musta särgiga. No see on nii inetud. Palun arvu. Küll ma teen, küll ma oskan, saan ja suudan. Sa ju tead väga hästi, et ma juba poismehena olin riks ja viisakas. Ja, seda peab ütlema küll. Aga nüüd sa oled nii ära harjunud, et sul olgu kõik ette pastud. No, nüüd peaks olema korras. Tiba-taba. Joo, ootame. Aga mis siin veel on? Kus siis see siia sai? Viskame minema kohe. No nii, nüüd on korras. Ole viga, aitäh.
ja kas sa tead endal, minul võib minna kauem aega kui 2 nädalat. Sellepärast, et ma tahan lasta aidata õel lehma heinad ära teha. Siis on vaja veel marjul käia, sööni korjata. No ja lastel on ka maal hea olla. No seeni ja marju, et neid korja kohe hästi palju, neid on ju talvel väga hea vitsutada ja lehmainad, need teeb tingimata ära, sest millega sa muidu siis seal olekut tasud? No kuule, pole ta kunagi tasu tahtnud. Aga te ju 3 seal sööma peal ise pead taipaan. Lehmainad tee tingimata. No nii, kallis Etel, ole siis kena mees, hoia kodu ilusti korras ja tule mulle kindlasti jaama vastu, sest ma tulen ju seente ja marjadega ja... No küll ma teen ja toimetan. Mul on ainult väga kahju, et ma ei saa sind jaama saatma tulla. Oh, sest pole midagi. Sellepärast, et ma sõidan ju mõttustega koos. Ja nendel Moskvitšis pole lihtsalt ruumi. No olgu siis. No ei midagi. Ega me siis nii noored enam ole. No, nägemist. Nägemist. Tervita siis õde ja õemeest ja lapsi ja... Läks, mõtlen. Priius kallis. 1, 2, 3, võib-olla isegi 4 nädalat. Üksi ja vaba. Ema õpetab mind, et keeda kohvi ja soeldat suppi ja trütti. Just kui ma ise ei teaks, mismoodi. Priius kallis on taeva kingitud. Tervist, kallis Ender, tervist, kallis sõber, vaata. Mina olen nüüd täpselt samasugune vaba ja valaline. Üksi ja vaba, nagu sinagi valaline. Kuule, kas naine suri ära või? Loodas asun seda, et ma olen korraks ja naine läks sinna Mulgimaal. Meil lapsed juba mitu nädalat seal. Ja nüüd tuled sa siis vaba ja üksi, jah? Priius kallis. Vaata, on ikka siuke mõnus tunne kohe, et üle 20 aasta korra, et taevas on kõik lilla ja roosa, nagu seal Dante taevast ja niisugune mõnus tunne on kohe, nagu oleks. No vaata, eks vanasõna ütleb ka, et need kalad, kes on mõrras, need tahavad kelle mõrrast välja. Ja need, kes mõrrast väljas on, need ka kelle mõrrata. Aga eks ma olen sellest abielust tünnist juba 20 aastat läkkinud käsi. Aga mida? Ei, no algul oli ikka mesi ja siis tuli tekatit ja... No sul vedas, aga näe sõber Karnal, nii kui kaane avas, nii oli kohe tõkat vastaks. Ega mulgi midagi seal teistmoodi samasugune kohe on kõrvakigid seal järgi ennal. Tead seda Priiust tuleb tähistada. Jah, minugi pärast. Ja seda tuleb hästi tähistada. Siis on nagu maavärin toimunud. Mida oleks midagi käinud, kui...
Ja kes ütleb, mis päev või aasta aeg see. Kaks krooni ja 45 senti on. 2 krooni ja 45 senti. Jumal, kooliameti üle 1000 kroitsa. Issand, siin on surmalõhna tunda, kas teate. Mis nüüd küll saab, kui Marta sellest teada saab või? Sisse! Siga laudasi! Tule nüüd aeda ja vaata oma kätte too üle! Mis? Kuule, kas sa kõbras üldse tead, mida sa oled teinud? Mida siis? Oota, mida? Kõik minu peedrad oled sa maa sisse tappinud, kõige varte kurkide ja õitega. Vaata, kurat, sul on andvaja tuhke keretäis. Kus sa sinna said siis? Puuvad, sa pead meelselt rääkida. Kuule, sina, kurat oma joodikute kambaga tulid aeda ja sõkkusid kõik maa sisse. Ja kurat, ma ei anna sulle... Kuule, kallis pornitad vaja aednikuna, ole nüüd täitsa, anna nüüd andeks. Vintis peaaegu kogemata, noh. Ma maksan kinni. Sina maksad kinni. Sina maksad kinni, näeb, sul on kinni maksmine. Vaata, vähemalt 1000 krooni maksad kinni. Krooni. 1000 krooni. Nii palju. Kuule, mul praegust ei ole, aga noh, võibolla pikka mesi siis või. Kuidas see juht? No olen ma hulle näinud, aga niukest hullu ma näen esimest korda. Kurat, oma joodikute kambaga tuleb mul aeda ja tallab kõik minu veedrad maad tasa. Ja kakub õunab, need tomatid ka veel üles ja loobib kõik õunapuu latva. Kuradi mees, kuule, no ütle, mida sina mõtled ette võtta? Ma ütlesin, et ma katsun kinni maksta pika peale, et anna andeks, noh, ole täitsa lepime ära. Anna andeks, juuksele tõras. No kuidas ma saan sulle andeks anda? Kogu minu aastasaagis olen mõne joodiku kambaga kõik nahka pistnud. No ma pikka pidi kinni, noh. No kuidas ma saan sulle andestada? Kuule, mis kuu täna on? Ma olin ja kuupäeva ka enam. 26. juuli. Ja nüüd on nii. 1. augustiks laud mulle see 1000 krooni sealt peu peale. Ja aga, mis nendest õunapuudest saab, seda ma ei tea. Õunapud ka veel? Jaa, kui nendest veel õunapuudest nimetada saab. Kõik oksad ja õunad on maha kakutud. Ainult need tomatid ripuvad veel seal ladvas. Aga need ei ole minu omad. Ära sa kurat köhiksid midagi. Tead, kui sa mulle 1. augustiks seda raha piu peale ei lau, vaata siis kurat, ma annan sulle niukse keretäie teade, et ma ei küsi, kas pärast seda politsei jaoks jääb sulle midagi järgi või ei. Kuradist on rassihuke. Vaata, kui nüüd lapsi ei oleks, siis oleks kõik need töpp ennast otsal viputada, aga vaata, kui siin tuleb
Siin tuleb tegutsema hakata. Pesu tuleb pesema hakata. Aga süüa on ju kaua. Katsu sa kurat süüa, kui sul 2 krooni on taskut on. Oot, sahvris. No, ei, nüüd pole häda kella. Nüüd pole pesu pesema, liha praadima, sest täiskõhuga on ju ale mõtelda. Ja sisse! Tere, kallis Endel! Minu Endel! Tule päris aita! Tule aita ometi! Poiss! Lõpuks ometigi olen mina sinu juures! Oi! Tule anna mulle üks tervitus suudu! Tule päris! Tule, mis sa nüüd olid või sassist midagi? Katsud sa kaotsid? Ära mängi õrna naisterahva tunnetega. Sa ju ise kutsusid mind ja ma tulin. Ei, mina ei lähe siit küll enam mitte kuskile. Ja ega mul ei olegi kuskile minna. Sinna, kus sa tulid? Oi, mina tulin Jaksimaja keldrikorrusel ja ma tulin sulle kaasüüriliseks, nagu kokku leppisime. Ja tea, minuga on sinu tuleviku väljavaateid. Jaa, mina olen täiesti vaba ja kräps naisterahvas. Ei, siin on küll mingisuguse eksitusega tegemist. Mina ei ole endale küll mitte mingisugust kaasüürilist kutsunud. Kallis, ära räägi minu juttu. Tule, kullakene, tule istu siia tooli peale. Tule istu siia. Kuidas sina ikka selliste tervituse suudud? Kuule, mis või millal või? No, üleile. No, kui sa siis mitte sugugi mäleta, oi, sina nii kutsusid mind endale kaasüüriliseks ja andsid veel muidki loodigi. Aga neist me räägime, kui ma olen ennast täielikult siia sisse sättinud. Jaa, aga see oli purjus peaga lubatud, see ei massa mitte midagi. Sellest ei ole mitte midagi, vaat mina olen niisuguse karakteriga naisterahvas, et mina usun naisterahva juttu, siis ka kui see on purjus peaga. Nii et riidekraam on minul nüüd siin ja ma lähen siis nüüd mööbli järele. Minul on perega naine. Ei, noh, mis sa oma naisega peale hakkad, see on nüüd küll su oma. Sellest ei rääkinud sina minule mitte midagi. Ja seda ei teadnud mina endal tegevuskavasse planeeridagi. Ega mul on siin ruumi vähe ja kuhu ma oma lapsed panen, ütleme, kui ta kavatsed siia sisse kolida. Oo, ju sul siis ikka mõni plaan oli, kui sa mind keldrikorruselt siia kutsusid. Kuule, võib-olla tahtsid naisest ära lahutada või tahtsid teda hoopiski minema kigutada, aga kus mina tean, ega see mind ei huvita ka. Mina igatahes olin küll siia sisse, aga midagi intiimsemat nüüd enne küll ei juhtu, kui sul on vana naisega kõik arved ära klaaritud. No see, mis üleeile öösel juhtub, selle unustame ära. Mina olen korralik naisterahvas ja mina sobi naiseks ei hakka. No aga mina ei taha oma naist ära ajada ja... Kuulge, jutt üleüldse, kui teiega midagi taolist oli, see oli nali. Te olge nüüd hea inimene, minge siit ära ja unustage see nali. Kas sa oled mees või ei ole? Kas sina mõtled, et kui mina olen nõrk naisterahvas, siis minuga võib mängida? No ei lähe läbi. Ja lisaks kõigele ma olen oma keldrikorruse käest ära andnud. Kas sina tahad, et mina sinu naljade pärast jääksin lageda taevalle? Hei, palun juhata minu tuba kätte, kuhu ma võin ennast sisse võtta. Kas teie tahate ilmtingimata minu ja minu perekonna elu siin rahva kirjata?
Ei taha mina mitte midagi. Ei ole mina ennast sinule väikse kaela vaadanud. Sa ise kutsusid. Tule ära, kindri. Kas nüüd ma tulin? Aga muide, mina olen vaba naine ja ma võin teha, mis ma tahan. Sina mind ei taha, ma tahan uue mehe naine.